Ta on laisk, ta on ihne, tal puudub südametunnistus. Just need isikuomadused kirjeldavad homo lohacus jobuensist. Ja just selle inimtüübi tõttu näevad paljud Eesti metsaalused välja sellised nagu see hunnikuke siin männikute all. Tema metsa jäetud prügi koristamisega näevad praegu ränka vaeva need, kellel ei ole meie ühisest puhtast loodusest ükskõik. Käimas on see üks päev, mil koristatakse metsaaluseid terves maailmas. Nii Riigimetsa Majandamise Keskuse kui paljude erametsaomanike jaoks kestab koristuspäev aga aastaringselt. Kes siin täna Männiku metsas siis toimetavad need inimesed? Jaa, et siin ei ole meil nüüd mitte palgalised koristajad, vaid siin on Saku õlletehase töökas kollektiiv tulnud omast vabast tahtest ja hääst meelest seda metsaalust korjama ja nokivadki ära just sellist peenemat prügi, mis on juba aastate ja aastatega siia metsa alla nii inimesed kui ilmselt ka tuul toonud. Jõudu! Mis te seal nokite nüüd siis? Mis siin on? Antud hetkel on üks penoplasti jama siin käsil. No mis on kõige ekstreemsem asi, mida te olete metsast leidnud, mis ei kuulu sinna? Just üks meie töötaja näitas leidis kena klaaspurgi suitsukonidega. Suitsukonid olid justkui kokku korjatud, aga klaaspurgiga metsa visatud. Aga kui tuleb terve koorem korteriremondist jäänud ehitusjäätmeid, tuleb suurte prügikottide kaupa seda segaolmejäätmeid, mis võiks ju tegelikult selle 2-3 euro eest kodusest konteinerist minna jäätmekäitlusesse, vaat sellega enam hakkama ei saa ja seda on meil siin eeskätt Tallinna ümber päris palju. Ehitusrämps, mis on remondist üle jäänud, mida see tähendab keskkonnale või millist mõju ta avaldab, kes kõige rohkem kannatab? No jah, eks ta sõltubki sellest, et mida ta endas sisaldab, et kui see ehitusprahi hunnik sisaldab endas näiteks silikaatkive, siis see on ju kivi nagu iga teinegi või puitlauajupid, need kõdunevad looduses täpselt samamoodi ära. Et noh, muidugi on tal visuaalne reostus, et me ei näe sellist ilusat rohelist metsaalust, mingi sinna mitte kuuluv hunnik vaatab meile vastu. Aga samas võivad seal olla näiteks värvipurgid, ilmselgelt juba keskkonnaohtlik jääde, eterniit, kui ta on niimoodi looduses vaba õhu käes, siis on ta asbesti näol meile ohtlik. Haljasjäätmed, mida võiks ju tegelikult kompostida, aga oma kinnistu peal teha ühe komposti hunniku. Et kui nad jäävad siia hunnikusse koos nende kilekottidega, siis see kilekott on need jäätmed või plastiga ongi see mure, et temeda saaks ju taaskasutada, taastöödelda temast mida iganes muud uuesti teha. Aga looduses ta kõduneb ju sajandeid ja lasti kohta ei ole küll looduses. Õnneks ei ole olukord päris lootusetu, sest appi tuleb moodne tehnoloogia. Homo lohacus jobuensise tabamiseks on RMK mitmetesse tuntud prügistamiskohtadesse üles seadnud prügikaamerad, mille pilt on mõnelegi karistuse määramisele kaasa aidanud. Ja siis meil on juba Keskkonnainspektsioon ja kohalikud omavalitsused ja kes nende piltidega kui nii-öelda asitõenditega üht-teist peale oskavad hakata. Iga maaomaniku kohus, kaasa arvatud riigi, kui maaomaniku kohus on hoolitseda selle eest, et oma valdused korras ja puhtad oleksid. Ja RMK peab oma 1,4 miljoni hektari vastutada oleva maa eest täpselt samamoodi hoolitsema ja need kohad, kus me ei leia seda pahategijat üles, temal nii-öelda kohe nätist kinni ei saa ja me ei leia sealt ka nii-öelda mingit visiitkaarti või asitõendit, et vahest on näiteks mingi pangakaart vana või ümbrikaadressiga, siis on asi lihtne 1+1 kokku panna. Siis me peame lõppkokkuvõttes oma kulu ja kirjadega seal platsi puhtaks tegema, ja need on päris suured summad. Palju see siis aasta jooksul meie kõigi raha selle vastiku töö peale kulub? RMK eelarves tähendab see suurusjärku 100 000 eurot aastas. Oma prügi metsa viia ei ole viisakas ega mõistlik.
maksumaksjatena maksame selle koristamise nii kinni. Palju mõistlikum on kogu see kraam, suusad, peegel, televiisor, külmkapp, autorehvid, ehitusjäätmed viia jäätmejaama, kus see kraam teilt kõik avasüli vastu võetakse.